kui me planeerisime seminari, siis me mõtlesime selle peale, et meil ikkagi oleks lõpuks siin arutelu aega, et olenemata, et Piret mõtles, et teeb ise ära juba praktiliselt soovituse. et aga et ikkagi mitu pead on mitu pead ja siin praegu koos mõelda, mis siin veel meil nagu kõlama jääb, aga kui sa järgmised slaidid Mikk vajutad, siis siin on need teemad, mis veel meil siis nüüd täna kõneks olid, et nad oleksid meil ka järjest silmade ees ja sellises järjekorras nad said lahti arutatud, et annagi siis kõigepealt korrektiivsele läbipanemise stressi teemadel, siis Daniel juhtimisviisid ja õpetajate töömotivatsioon, Piret arutas siis õpimotivatsiooni ja just sellist koosõppimise väärtustamist ja siis soolised uskumused ja DEI. Mis mõtteid teil siit täna kõlama jäi, et eriti põnev oleks, et kui natuke peale mõelda, mis need sellised sõnumid on. Et meie oleme siin oma ringis ju päris palju saanud nende üle mõelda, eks meile enda mingid sõnumid juba nagu kõlisevad kuklas. Nii ja selline. Et see küsimus oleks siis nii Zoomi kui ruumi, et hästi tore oleks, kui need, kes Zoomis on, siis saavad, eks ole, kohe mikrofoni sisse lülitada pärit, jah, absoluutselt. Ja mõtleme siis, kui oli see õpetajate õpimotivatsioon ja koostöös õppimise koht, et ma ei ole seda nagu väga kuulnud, et koolides ei tehtaks või koos ei õpitaks, aga küsimus on võib-olla ka selles, et kuidas see küsimus seal on, seepärast, et paljud koolid ei nimeta seda asja võib-olla õpiringideks või millekski selliseks, et tehakse nagu väga sarnases formaadis võib-olla asju, aga neid ei nimetata sellist, et kas õpetajad said siis aru, et see on see koostöös õppimine, sest tihtipeale just õppekava arenduse juures on ka kõigepealt koolitused õpetajatele või soovi koolitusprogrammiga koostöös, kooli arendus, õppekava arendus, aga kas õpetajad alati seda tajuvad nagu koostöös õppimisena? Tegelikult slaidides ikkagi. Aga muidu jah, et slaididest oli, et seal ikkagi ees oli vaja nagu, oli definitsiooni. Ees oli definitsioon. Aga ikkagi väga õige, see ongi alati, kui enda ka tekib kahtlus, siis kohe tuleb selle vaadata, mis väide seal oli või millega inimesed juhatati vastamisel sisse. Või mis see kohtus paljudes koolides on loodud lihtsalt koostööajad, et ma ei tea, kas või paralleelnes õpetajad või ühe kooliaasta õpetajad või aineõpetajad on üheskoos midagi arendavad, eks ole, koos loovad. Kas nad, kui me ei nimeta seda nii-öelda õppimiseks, aga kas nad siin toimuvad seda sellena või mitte, et tegelikult ju nad ilmselgelt ju arenevad selle käigus ja jagavad oma professionaalseid kogemusi, aga ma ei oska öelda. Siin küsimustikus proovibki vastata, et õpin koos kellegiga. Aga meil oligi rõhk just õppimisel, sellepärast et õppimine on hästi oluline ja et me ei jääks sellele tasandile, et me lihtsalt tuleme kokku ja arutame ja mõtleme midagi välja, vaid et ükspuha, mis nimetus koolil sellel on ju, meil on ka näiteks õpiringid või näiteks koostöökojad ja nii edasi, et me teame tõepoolest, et erinevates koolides on sellel vormil siis erinev nimi, aga et just eristada seda nagu õpetajate professionaalsest õppimisest, sest et on olemas ka ju praktikakogukonnad, kus ei pruugi ikkagi õppima mingisugust teemat, ei pruugi õppida seal õpetajad, aga just kuna me räägime õpimotivatsioonist, mitte lihtsalt koostöö motivatsioonist, et ma teen teistega koostööd, siis rõhk on ikkagi õppimisel siin. See on hästi oluline, sellepärast et meil on ju nii palju uusi teadmisi õppimise ja õpetamise kohta, mis tegelikult oleks vaja nobedasti koolitesse viia ja et see koostööine õppimise vorm on just üks see võimalus ja sellepärast me tahtsimegi seda teemat kaardistada ja õpetajate motivatsiooni sellises vormis õppida kaardistada. Samas ma olen täitsa nõus, mulle tundub, et see on seotud sellega, et miks võib-olla osad õpetajad vastasid ühest koolist, et toimuvad, teised vastasid, et ei toimu. Et see mingi segaduse moment see ilmselt on, et nad ise ei saanud võib-olla päris täpselt aru alati
et mida nüüd mõelda seal. Et see oli päris suur osakaal koole, kus oli see mingi vastuolu oli sul seal valikuid ka. No mitte päris, aga 10 ja siis ütleme. Tegelikult selle küsimusega ühenduses minul tekkis 2 niisugust ärevust. Üks on, et on loodud, võib-olla on see kujunenud. Et see loomine on nagu ülevalt alla dikteerimine ja teine, et ühes koolis võib olla mitu vormi. No siinkohal. Aga see õnneks. Ja selle tõttu võib ka vastata, et ma ei tea. Ühes vormis ma osalen, teises ei osale. Kas see tähendab, et kõik peaksid olema? Ja siis on Jaan. No jah, eks me ju sellises infotulvas loeme ju väga erinevat tekste, et siin on küll kirjas, et õppimise vormid, neid võibki olla erinevaid. Aga see on koolides. Kus õpetaja koos oma kolleegidega regulaarselt kohtubki erinevaid teemasid, õpivad ja mõtlevad, kuidas teadmisi klassikaks rakendada. Et see selgitus ütleb ka, et me arvutleme ja mõtleme need asjade üle. Aga tõsi ta on ka see, et meie oma nagu meeskonnas oleme väga mõelnud, et me püüame just nimelt rõhutada seda koos õppimist, mitte lihtsalt professionaalset arengut, mis minu hinnangul on suhteliselt nagu devalveerunud arusaam, et kui meil iga kokkusaamine, kus me omavahel natuke räägime, et see on juba nagu midagi, kus ma nagu õpin ja kohe saan nagu juba nagu nii-öelda sutsu targemaks, et pigem jah, loomulikult me ju mõtestame ja saame aru oma võib-olla hoiakutest ja väärtushinnangutest ja tõesti miski paneb meil ka mingi mõtte peas liikuma, aga kui me ütleme võib-olla õppimine õpetajate sellise regulaarse tegevuse kohta, siis me ka kujundame seda teisiti. Näiteks seda, et seda on vaja teha nagu ka selliste kordustena ja tagasi tuletena ja nii, et mitte aasta alguses rääkisime ja kõik juba teavad. Siis, et mõnes mõttes see on ka natuke selline kultuuri kujundamise missioon, mis meil on. Võib-olla siis, kui me praegu kahtleme natuke nendest tulemustes, siis küsime paari aasta pärast uuesti vaadata, siis jutt. Koostöös õppimisel on muidugi väga tähtis ja selleks ajad ja ruumide leidmine. Aga mina nägin küll, et vist minu meelest on Zoomis küsimusi. Ma nägin, kuskil olid mingid numbrid seal kuskil. Vanast ajast. Nüüd on vanad. Minul ei ole siia laekunud. Mis ala? Ei, ma tean samad mõtlusi. Seal oli number 3, et vaatsin, et mul küsin. Mis Maiu ja Kai, mis mõtled teil on tekkinud? Mina enne siin vaheajal rääkisin ka, et mina siin praegu pidaja vaates, et väga tõhus on Viimsi kooli see arenguprogramm, et kuigi ja ikka palju sõltub koolijuhist, Peeter Tilbelis ka, nagu ütles, et võib-olla siin mingid tulemused nagu langenud siin, võib-olla tunnetavad õpetajad on rohkem läbipõlemist või ütleme sellised asjad, aga väga laias laastus ikkagi see arenguprogramm on selline, mis nagu toetab seda kooli ikkagi edasiminekul ja ütlen, et tõesti need õpetajate õpiriigid, mis Viimsi koolis on loodud, et see on ikkagi tõesti, see ongi selline koos õppimise vorm, et seal ma arvan, et õpetajad sellele küsimusele, nad said sellest küsimusest aru. Et nad olid äkki nende hulgas, kus on mitu seal oli. Jah, kõik olid aga teiste koolide osas jällegi kõik, ütleme, et siit tegelikult väga selgelt joonistas ka välja, et kõik hakkab peale juhist. Kuidas mõtestad seda juhtimist ja kas ta kasutab andmeid ja kas ta, ütleme, kaasab inimesi kõik niimoodi. Ja tegelikult ta juhi oskused, et nad neid andmeid ei kasuta, see kindlasti ei ole mitte, ma näen, et lihtsalt osad meie juhid ei kasuta andmeid. Aga see kindlasti ei ole mitte mingi pahatahtlik, et põhimõtteliselt ei kasuta, võime ei usalda neid andmeid. Muidugi mõni võib-olla
arvab ka, et või on uskumus, et õpilased eriti, ma mõtlen, et siin need riiklikud uuringud, õpilased teevad riste suvalises kohas ja võib-olla nad, teinekord on ka selline uskumus, et ka õpetajad, kes on võib-olla peale sunnitud ja nad ei viitsi ja siis vastavad nii nagu võib-olla ka eeldatakse või midagi taolist, et see usaldusväärsus. Nad kahtlevad selles, aga ikkagi ma arvan, et kui me rohkem veel neid uuringuid siiski, ütleme antud juhul nagu seda võimalust, mis meile praegu anti, seda ikkagi kasutame, seda rohkem liigume sellise mõtestatud juhtimise poole. Ikkagi kõik hakkab peale juhist, kuivõrd ta suudab, ütleme, oma organisatsiooni, sest ma küsisin enne ka, et mida siin mõeldakse koolikultuuri all, et me räägime organisatsioonikultuurist nagu üldses plaanis, eks ole, et ma arvan, et selles osas võiks olla ka juhtidele täiendkoolitust. Mitte, et me siin võib-olla väga väiksel määral siin entusiastide ajal, aga tegelikult ma näen, et juhid võiksid saada täiendkoolitust, kuidas kasutada andmeid. Tegelikult see andmete kasutamise koolitusi üldiselt ei ole eriti palju. Et ma toon sellise näite, et näiteks meil teaduskooli juht läks Tartu Ülikooli ja leidis sealt üle ongi mingi andmete kasutamise tippkoolitus ja mingi õpiamps, mingi selline, ta on väga rahul selle. Tegelikult neid ümbritsevad väga palju andmed, aga reaalsus on see, et ega me ei oska neid kasutada igapäevatöös. Ma võib-olla laiali valguvalt vastasin, aga mul on väga hea meel, et Viimsi poole projektis natukene vähem ma ei saanud ise aidata motiveerida siin teist kahte kooli, kes ka siin osalesid, et võib-olla need andmed ei ole usaldusväärsed. Aga see aasta kindlasti tahaks, et nad siis ikkagi osalesid teie päeva. Et siis oleks hea küll, võib-olla praegu on see osalejate arv oli väike, ei saa teha nii põhjapoolt, paneme teredusi, midagi ikka. Aga sa mõtled nendes paaris koolis? Ja. Muidu iseenesest ma arvan, et me oleme siin ikkagi väga suure kultuuri kujundamisega tegelemas, et kui esimesel aastal, kui Mati ütles seda uuringut alustas, siis oli vist 26 kooli või mis äkki väga palju vähem saanud olla, muidu poleks vist väga midagi teha olnud, aga jah, ta seal hakkas 26, 40 ja niimoodi step by step hakkas kasvama see osalejate arv, nüüd ta on ikkagi 133. Ja just sellised ka, et sellised omavalitsustpõhised lähenemised nagu teie ja Tallinna linn ju tegi oma koolidele võimalust alustada selle osalemise katab kulud ja veel ju mitmed teised omavalitsused, riigigümnaasiumid näiteks riigi poolt, see nagu selline kultuuri kujundamine igal juhul ja need teemad, mis siin uuringus tegelikult on, need hakkavad ju nagu edasi elama. Mul oli ükskord ühel pikemal laua õhtusöögil, kus oli päris palju koolijuhte, peaaegu 15. Ühes laua otsas inimesed rääksid omavahel midagi väga entusiastlikult. Ja siis vaatasin lihtsalt seal teises otsas ja mõlemas laua otsas räägiti kooliuuringu tulemustest. Et see oli päris huvitav. Kooli tasandil ilmselt ongi see palju kasulikum, sest niiviisi üldiselt on hargnemine on ikkagi küllalt suur, aga koolil on kindlasti see oma andmete vaatamine on kasuks. Ja ma ei tea, kui palju on see võimalik, et ta on siis nii-öelda pidajapõhine ka. No on, et me oleme ju niimoodi kokku leppinud, et kui kool koos oma pidajaga lepib, et neid andmeid koos vaadatakse, et me see jõudsite ka sellele kokku, et siis neid saabki vaadata pidajaga. Et kui siin on juttu sellest järgnevast koolitusest, siis tegelikult kui pidajal on mitu kooli ja sealt on võimalik, kes on siis ühes otsas nii-öelda plussis rohkem, kes teises, et see on kogemuste vahetamisena, aga mitte ainult kellegi targa jutu puhul. Näiteks seesama andmefail, mille allalaadimist Mikk näitas, seal tegelikult on võimalik välja filtreerida pidajal koos koolidega, näiteks mingisugusel kokkusaamisel oma koolid ainult võtta sinna juurde, siis nende
koolitüüpide keskmised ka näiteks, kui on huvi ja siis sealt vaadata, mis seis on. Teemade kaupa on need andmed sinna antud. Ma hästi korraks kommenteerin Maiu soovi, et juhid võiksid õppida andmeid kasutama. Meil on niisugune programm välja töötatud. Saue vallas piloteerisime sellel õppeaastal seda ja andmekirjaoskuse programm, kui te guugeldate, siis leiate üles. Ma tean, et see maksab. Päris kallis ja. No, pange mitu valda kokku, siis saate. Jah, ega siin ongi linnade valdadele ettepanek. Midagi veel, mis meid võiks ka edasi anda. Minu meelest meil oli täna nii nagu põnevad ja olulised teemad ja vägagi juba suur ettevalmistus, et me peame kordama seda sündmust. Homme kell 2. Homme ja me on siis, kui on nagu juhtide uuringule fookus, aga paljud asjad, mitmed teemad ju kattuvad, eks ju, aga me just arutasin, et ilmselt see juunikuu on natukene selline aeg, kus täna ma nägin väga palju lapsi lilledega kooli. Nii vist ongi, et praegu on aktuste aeg, et me peame tegema siis selle nii-öelda, täna oli esietendus, siis teeme sügise poole võib-olla siis veel mingid selliste teiste sündmuste raames, kas või neid selliseid jumalaudu või arutelusid, kus neid teemasid saab arutleda. Koolides tegiks ka võib-olla seda mõtestamise kohta. Mul oli hästi oluline see, et täna küsimused tekkisid ühe või teise teema juures, mis me siis ikka mõtleme selle kooli ja mida me mõtleme selle õpetajate koosolkimise vormide all. Et ega siis see, kui me ühe korra midagi läbi loeme, ei jää need asjad ju kohe ei meelde ega kohe ei pruugi üldse aru saada, et mis see vajab natuke läbirääkimist. Võib-olla ka meil endal. Igatahes oli väga huvitav, ma lähen nüüd sinna kodulehele ka, aga ma käin homme veel kuupäeval ära teiseks, siis vaatan, kuidas ma aega jõuan. Tuled homme juhtid? Väga hea, siis me kohtume siinsamas, samal ajal, samas kohas. Alguses. Alguses oli teine ruum. Sa oled siis väga tähelepanelikult. Meie me hakkame enne sündmuse algust vaatama, kuhu me läheme. Aga see. Jah, järgmine õpetaja uurimus koos juhtide uuringuga ja õpilastega toimub mitte järgmine õppeaasta, me jätame ühe aasta vahele, sest et nii suurt valimit või nii suurt uuringut, mis hõlmab siis 3 sihtgruppi õpilasi, õpetajaid ja juhte me ei ole varem teinud, ehk siis see vajab hästi palju eeltööd. Seega 2026 aasta sügisel võite siis oodata, et saate hakata osalema suures uues kooliuuringus. Ja siis viimaseks, et nii nagu oli, et seda andmekirjaoskust on vaja arendada, aga eks meil on ka teisi programme ja kavasid, mille abil siis aidata koolidel see õpetajate koosõppimist või siis ka juhtide juhtimisviiside osas tegelikult algab sügisel juba programm, kus needsamad erinevad sihiseade, õppekavatöö, professionaalse arengu toetamine, keskkonna kujundamine, et me tegelikult jah. On mingi info või? No sellega on sedaviisi, et see on ESF-i rahastatud ja nende programmide nii-öelda viimane käte löömine, siis kinnitus ei ole veel tulnud, aga me teame, et me tegelikult saame alustada sellega sügisest, et ma arvan, et me sellist teavitustööd pigem alustame augustis, ma oletan, sest et needsamad õppimist toetavad juhtimisviisid on ka juhtide ja atesteerimise aluseks, et siis me püüame seda ikkagi nagu lahti arutada, juhtidega läbi arutada, nendel aidata mõtestada, mida need tähendavad nende juhtimistöös ja nagu
vist küsis, et mis või oli sina ka nii, et mis see juhtimine siis on, mida me eeldame, et juht siis teeb nende juhtimis näiteks sihiseadel või õpetajate arengu toetamist. kas õpetaja karjäärimudel ka tuleb kuidagi sisse? meie oleme siin haridusjuhtimise akadeemia esindajad. no juhtima. tuleb tunnistada, et täiesti õige küsimus. Samas mina ei ole ja meie meeskonnast pole keegi otseselt õpetaja karjäärimudeli aruteludega kokku puutunud. Nii et meie ei ole ennast nagu selles osas harinud või ette valmistanud. Küll aga oleme tõesti ise ka hakanud aru saama, et me ei saa päriselt öelda, et see ei puuduta meid. Puudutab väga. Aga me ei ole sellega praegu kokku puutunud. Mis kanalites see SEPi koolitus, ma saan aru, et hetkel ei ole, aga registreerimisel on mingi kandideerimine asi või kust seda infot võiks leida, kust, ma ei tea, omavalitsusse tihti see jõua. No ma jään nagu selles mõttes vastuse võlgu, et kuna ta on Arno kaudu liiguvad ja Arno ju neid kuskil jagab. Meie oleme alati jaganud oma haridusjuhtimise akadeemia võrgustikus kohe kindlasti, kui on sellised programmid, mida me ise ka pakume. Nii et need programmid, mida me ise sügisel käivitame, et nende osas ma olen päris kindel, et teid olete kõik selles võrgustikus, kus me infot levitame, siis kõik need, kes on need programmides on. Nii, aga siis aitäh teile ja aitäh Pirele väga-väga suurel. Aitäh kõigile. Nägemise.